võtan pühad vastu, võtame Jaanko ära ja siis jätkame. Sõru, ta Haapsalu kool läheb ju siia. Kui buss mööda sõidab, siis on... Ja kohe on minek. Keskpangas ja nüüd muidugi veel... Aga mis ju jätkavad tagasi ja jätkavad? Nii, kui kõik jõuavad kohta jääda, siis on... Kolm tükki.
sest sealt tuleb hirm, tuleb surm. Nende taevas on samasugune kui meie taevas, aga ometi totaalselt teistsugune. Me elame samas maailmas ja samas erinevates maailmas. Erinevatel aegadel, erinevates olukordades. Aga võib-olla kõige olulisem, kõige tähtsam on see, mida selles samas Jeesuse sõnumis oma jüngritele, kes ka ju ei teadnud, mis ees ootab. Kui nende õpetaja tõepoolest laseb risti lüüa, kui nende õpetaja juhtub tõesti see, mida teist jalga ette juba öelnud neile, kuhu nad peavad minema, kas ära jooksma, pakku minema. Ja siis annab Jeesus neile tõotuse, rahu võetab teile, oma rahu annan teile. Mina ei anna mõnda maailma, see maailma on hea juhu rahutuse. Või siis sellise rahu, mis on ainult vaherahu, erinevate sõdade vahel, selleks, et paremini tulevad relvastada, et järgmine sõda oleks veel vägevam ja veel ohvrite rohkem. Ja kahjuks selline on meie maailm. Me ei tea, mis see piduga kolonel Leitnant Kaermaa vaataks tänast maailma, tänast sõjaväelast ja kõike seda, mis tema ajal oli sooviks teistsugune. Jumal ise teab, miks kõik pidi nõnda minema, aga tänasel mälestuspäeval, kus see puu, tammepuu hukkab Rapla Kalmistu päeva mälestuspargis sirguma aastadega kõrgemaks ja jämedamaks, tuletada meile meelde siis läbi Mart Kaermaa võitluse. Seda võitlust, mida meie rahvas on läbi aegade sajanditeid pidanud ja andke meile lootust, et ka kõige lootusetumates olukordades ei tohi me kunagi lootust päriselt kaotada, sest rahu ma jätan teile ja Jeesus ka täna ja seda rahu, mis ei ole selle maailma rahu sarnane, ma jätkuvalt annan teile. Teie süda ärgu ehk muu ja ärgu minu paraks.
üle säilib Tartu rahu ja oma sünnipäeva tähistada samal päeval. Algselt soovis ta saada õpetajaks, aga siis valis sõjamehe tee. Ta oli meie esimese vabariigi sünni ja hävingu juures, osaledes nii vabadussõjas kui teises maailmasõjas. 8. veebruaril 1944. aastal kirjutas ta käskkirja, olles varasemalt määratud 3. Eesti piirikaitse jalaväe brügadiini ülemaks. Ta oli siis 47-aastane, abikaasa nimeks oli Maria, peres kasvamas 2 väikest tütart. Nüüd olen mina, tema lapselaps, sama vana. Minu abikaasa nimi on Maria ja minu peres kasvab 2 väikest tütart. Ja kummalisel kombel märatseb idapiiri taga taas oma jõud. Täpselt nagu 78 aastat tagasi, andes välja signaali, et kõik meie väärtused kuuluvad võimalusel hävitamisele. Toona mindi võitlusesse lootusrikkalt, kuigi saadi aru, et jõuvahekorrad on ebavõrdsed. Lahingud aitasid hävitult edasi lükata ja andsid võimaluse paljudele merevabasse maailma jõuda. Kui punavõim siin taas kehtestati, ei jäänud vanasa muud üle, kui end kohutavus varjata. Seal võttis ta vastu oma esimese juubeli. Kindlasti loodeti, et olukord muutub, kuid päev-päevalt sai selgemaks, et seekord meile sobivat lahendust ei tule. Nii valiski vanaisa 51-aastaselt vaba surma, et pääseda vangistusest ja lähedaste hüvitamisest. Kui lootusetu peab olukord olema, kui inimesele jääb ainult selline valik. Samas, ükskõik kui tume ja hirmutav olukord oleks, tõde jääb alati alles. Seda ei ole võimalik hääletada. Mina ei ole oma vanaisa kunagi kohanud, pigem olen tajunud tema valulikku puudumist ja seda just ema juttude ja lähestuste põhjal. Samas ei tohtinud kuni 1980. lõpuni vanaisast üldse kõva häälega rääkida ja sidemed siinsete sugulastega olid samuti katki piiratud. Uue vabariigi ajal need sidemed taastati ja algas vanaisa põrnu otsimine. Paraku pole see siiamaani õnnestunud ja vanaisal pole siiani mälestuspaika. Täna istutame talle tamme ja loodame, et see saab siin vabal maal veel sajandeid uhkelt sirguda. Teadaolevalt oli Mart Kaera ka väga hea kõnemees. Ma tahan teile ette lugeda katkergi tema käskkirjast 3. piirikaitse rügemendi ülemale. Pärnu, Viljandi, Lääne ja Saaremaa mehed. Vaenulised väed on jõudnud meie kalli kodumaa idapiirile ja ähvardavad hukatust toova laviinina meie kodumaad üle ujutada. Meie teame, mis see meile kõigile meie kodumaale tähendab. Ja kes seda ei tea, siis ma sellele ütlen. See tähendab meie kodude hävitamist, meie rahvusliikmete hukkamist ja ülejäänud väheste küüditamist
meie ise haarame relva selleks, et seda hävitust toovat lainet tagasi suruda. Meie kodud, meie perekonnad ja meie isiklik elu kohustab meid selleks. Praegu on viimane aeg haarata relva järgi ja astuda võitlusse barbarismi vastu. Kodumaa on meid selleks kutsunud. Meie koguneme küll lahus, kes Pärnus, Kilingi-Nõmmes, Viljandis, Haapsalus või Kuressaares. Aga meie lööme vaenlast ühiselt ja lööme teda meie kalli kodumaa idapiiril. Minu soov on armsad kaasvõitlejad, et meie kujuneksime ühiseks pereks, ühiseks võitlustervikuks, teotseksime üksmeelselt ja oleksime alati valmis üksteist abistama. Meie jõud seisab kokkuhoius, vastastikuses usalduses ja palavas armastuses meie kalli kodumaa vastu. Meie lähme ja lööme bolševikke. Meie võitluse siht on meile kõigile teada. Meie palume Jumalat, et ta meie sõjateed tunnistaks, et ta annaks minule otsustamishullust, minu ohvitseride juhtimise oskust ja teile minu sõdurid käterammu, et need ei väsiks enne, kui vaenlane on löönud. Oleme üksmeelsed, teostatud julgelt ja otsustatud. Selleks soovin teile, kõikidele, kes te olete astunud 3. Eesti piirikaitse jalaväe minu ridadesse, head sõduri õnne. Mart Kaev, kolonelleitnant, lugeme meid üle. Me täname Mart Kaevla elutee ja elutöö eest ja palume õnnistada oma arvestust jätkuvalt nii tema pereliikmete hulgas kui ka laiemalt, et me oskaksime väärtustada neid inimesi, kelle unistused üle täitunud, kelle soovid ei läinud täide nädalal siis seda mõtlesid, aga mida meie täna saame teha, paluda, et need kunagised unistused võiksid täituda meie ja meie laste ja laste põlvkondade juures. Ja palume õpeta meid need päevad, mis saaksime tagasi päeva. Ja luba, et kui korda meie lahkumist võin siit maailmast tuleb, anna meile julgust minna, panna oma riskelt või suuri relv käest ja teada, kui sina oled meie kõrval, kui sina juhid meid, kui sina elad meis oma võimu läbi, ei suuda keegi meile kurja teha. Sina oled avanud tee oma igaks kuningriiki ja luba, et me kõik oma paludes soovitamegi sinu poole pöörates ütleksime Jeesuse enesele sõnadega kõik üheskoos nõnda. Meie Isa, kes sa oled taevas, hüvitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele ja ära saa meid kiusatusse, vaid päästa meid rahujast, sest sinu päralt on riik ja väli ja au igavesti. Amen. Õnnista või võidu meid, väärne Jumal,
Ja ainult see põld, jah. Tervituseks on sõna maleva pealikul härra Toomi Valjo. Palun. Austatud lähedased, kõik kohale tulnud. Kui minult küsida, milline ajajärk on Eestis olnud kõige hullem, siis ma arvan, et te nõustute minuga, et aastat 1940 kuni 1950 oli kõige hullem ajajärk üldse siin Eesti ajaloo kestel siin pinnal. Lisaks sellele, et inimesed nägid pealt, kuidas purunes Eesti riik, kuidas purunes nende elutöö, oli see ajajärg selline, et 3 okupatsiooni vältel inimestel oli valikutes ainult halb ja väga halb. Kas ohverdada oma lähedased või oma elu, kas ohverdada oma tõekspidamised või oma töökoht ja nii edasi ja nii edasi. Kolonel Kaerma ei läinud kompromissidele ja tegutses enda äranägemise kohaselt kõige paremal viisil. Piltlikult öeldes kolonel Kaerma oligi nagu Eesti riik. Ta osales vabadussõja lahingutes, tegevväelasena teenis ja arendas Eesti kaitseväge ning väljapääsmatus olukorras juhtis piirikaitserügementi. Tänu sellele, et ta oli haridusnõunik ja tänu sellele, et ta vahetas oma nime, õnnestus tal pääseda 40. ja 41. aasta repressioonidest, kui suur osa kõrgemaid ohvitsere maha lasti või saadeti Värskasse maalaskmisele. Ja tema elu oligi nagu Eesti riik, et ta ehitas Eesti riiki üles ja samal ajal nägi, kuidas Eesti riik purunes. Et ses mõttes me peame aru andma, et me peame kõik iga päev tegutsema selle nimel, et meil ei tekiks selliseid valikuid halva ja väga halva vahel, et meil ei teki kunagi sellist kogemust, et me näeme, kuidas Eesti riik puruneb. Ma usun, et me kõik töötame selle nimel. Aitäh teile! Aitäh! Järgnevalt on sõna härra Indremäel. Lugupeetud Mart Kaerma mälestustalitusest osavõtjad. Kõigepealt ma sooviksin täiendada või tänada eelkõnelejat Raplamaa Kaitseliidu, nüüd tuleb juba öelda eks-ülemat Valjo Toomingut. Ta jättis tagasihoidlikult märkimata, et just Kaitseliidul on olnud väga oluline roll viimase 30 aasta jooksul Kaerma säilmete otsingutel. Alates 1993. aastast kuni siis 2015. Kahjuks mitte edukalt. Algjärgnevalt püüan siis anda lühikese ülevaate Mart Kaerma sõjamehe teest lühikese perioodi jooksul 1. veebruar 1944 kuni 20. september 1944. 1. veebruaril Saksa okupatsioonid tegid üleskutse üldmobilisatsiooniks. Kahjuks see rahva hulgas
erilist populaarsust ei leidnud ja mobilisatsiooniväkke inimesi tuli vähe. Olukord muutus kardinaalselt 7. veebruaril, kui professor Jüri Uluots, kes oli tol hetkel Eesti peaminister presidendi ülesannetes, esines raadios. See oli intervjuu vormis tehtud raadioülekanne, kus ta kutsus siis Eesti mehi võitlema idast peale tungima vaenlase vastu, et kohe-kohe on rinne ja vaenlane ja bolševikud meil Eestimaal. Ja vot see üleskutse, sellele üleskutsele siis juba reageeris uskumatult palju Eesti mehi. 50 000. See hirmutas Saksa võimud ära, nad ei olnud arvestanud sellise hulga Eesti meestega. Ja kartus just sellepärast, et kui 50 000 Eesti meest saavad püssida alla, et siis võetakse kohe võim nendelt üle ja eestlased taastavad või kuulutavad taas oma riigi välja. Pikkade läbirääkimiste tulemustena õnnestus siiski 38 000 meest püsside alla saada. Nendest 38 000 siis omakorda 10 000 saadeti kohe täiendavateks jõududeks 20. Eesti SS viisile ja nüüd siin on hästi palju nüanssi, aga ma ei hakka nendel peatuma. Laias laastus on niimoodi, et ülejäänud meestest formeeriti 6 Eesti piirikaitserügementi. Täna siin me räägime siis 3. rügemendiks, mille ülemaks määrati kolonelleitnant Kaerma. Juba 22. veebruar, kui oli rügement loodud, tuli asuda rinde poole teele. Rügement allutati 207. julgestusdiviisile, mille eesotsas oli kindralleitnant Erich Hoffmann. 23. jõuti rongiga Jõgevale, sealt edasi Paalale jalgsi ja ma jätan võib-olla nüüd mõned kuud selle sõjategevuse vahele, et midagi olulist siin mai, juuni, juuli ei olnud, suvi oli ka suhteliselt vaikne. Märtsikuus püüti, Võrtsjärv oli veel jääs, ida poolt tulevaid üksikuid Eesti laskurkorpuse gruppe püüti kinni, hävitati, kes olid tulnud marodööritsema Eestisse. Ja rügementi siis liigutati alt Võrtsjärve poolt välja, kuni siis sügiseni, septembris jõudis rügement Vasknarvani välja. Rügement koosnes tegelikult 3 pataljonist ja need 3 pataljoni ei olnud niimoodi õlg õla kõrval koos, üks pataljon toimetas ühes ruumis, teine teises, tollases väljendusviisis piirkonda nimetati ruumiks, et te saaksite aru. Ja väga palavaks läks siis tõesti 17. septembril, kui Tartu rindest olid venelased läbi murdnud ja üle Narva tulid Vene väed ja algas taganemine. Mehed olid suhteliselt, 3. rügement oli suhteliselt hästi relvastatud, kuigi neil väljaõppeks aega ei jäänud, said nad sakslastelt korralikud relvad, neil oli 10 veoautot, 6 sõiduautot ja tõsised lahingud olidki 16-17, ütleme Narva ruumis, Vasknarva piirkonnas Võrtsjärve lähedal. 20. hommikuks oli selge, et lahing oli varem teada, et sõda on kaotatud, aga nüüd oli selge, et ka lahing on kaotatud. Ja nagu kirikus juba ette loeti, täiendati, et Mart Kaerma siis ütles oma meestele, et tõesti, et päästke ennast nüüd, kes päästa saab, olgu Eesti mets teile kaitsjaks. Nüüd küsimus, et mis siis sellest rügemendist sai? Rügement taganes või otsesõnu võiks öelda, et ikkagi põgenes ära ja rügemendi meeste tulevane elu oli väga erinev. Kes jõudis oma kodukanti välja, läks metsavennaks, mõned võeti venelaste poolt kinni, lasti maha, saadeti Siberi vangilaagrisse, siiski paljudel õnnestus pääseda läände, osadel meestel Soome. Ja nüüd on siis selline nüanss, et kes Soome pääsesid just 3. rügemendi mehed olid need, kelle Soome valitsuse Nõukogude Venemaale pärast välja andis ja nende meeste saatus siis oli teada, neid ootas ees Siberi tee. Ma unustasin ühe nüansi mainimata, et 16.
augustis kindral kolonel-leitnant Kaerma haigestus, ta oli Tallinnas haiglas, septembri alul tuli välja. Ja kui me räägime kogu aeg ikkagi, et kolonel-leitnant ja kolonel-leitnant, mis on Eesti Vabariigi poolt välja antud auaste talle, siis no ma ei tea, mis pärast, aga 16. septembril Saksa väejuhatus andis talle koloneli auastme. Ja mõnes kohas kirjandusest siis jooksebki läbi, et ta oli kolonel Kaerma, kuid ka Maarjamäel, kus on need memoriaalikompleks, seal on ikkagi kolonel-leitnant Kaerma, et selline huvitav nüanss. Ja nagu öeldi, et kes pääses sinna, kes tänna, tema siis jõudis koju, varjas ennast 48. aastani ja siin on jälle natukene suulised mälestused ja avalikkuses olnud informatsioon läheb natukene lahku või erineb, et kui ta endalt 48. aasta 6. aprillil elu võttis, siis mõnelt poolt jookseb läbi, et ta matsid maha abikaasa ja vend Johannes, teisalt jälle, ja mis on hoopis tõenäolisem, et ikkagi ema elas, ta elas koos emaga, et ema ja Johannes, sest et tütred olid Tallinnas ja oma lastega ja neid ei olnud kodus ja on vähe tõenäoline, et tütar sellest osa võttis. Lihtsalt selline, kindel selles ei ole, aga suure tõenäosusega see niimoodi on. Ja elulugu on tal siin lehtede vahel, ei hakka sellest pikalt ütlema, kuid lõpetuseks ma tahan lugeda ühe tsitaadi, mis on ilmunud 2006. aastal Raplamaa sõnumite vahele mõeldes tagasi. Unustatud sõdur. Ja ma loen siit viimase lõigu ette. ...26. aastal Hans Reimann, keda enam täna meie hulgas ei ole, kuid tuntud ajakirjanik, koduloo huviline, on põhjalikult uurinud ka Kaermate perelugu ja ta lõpetab niimoodi. Tema kalmule me sammast püstitada ei saa, aga tema mälestuse säilitamine on meie kohus. Eesti sõjavägi, politsei ja Rapla vald on seni kolonel Mart Kaerma võlglased, kuni mälestus temast on jäädvustatud. Ja ma arvan, et täna, nüüd ja siin on võlg tema eest tasutud, tema mälestus on jäädvustatud. On koht tulla tema omakestel, kas küünla, pärja või lillega perele olulisel päeval või Eesti Vabariigi tähtsatel päevadel siia. Nii omakestel kui ka valitsuse institutsioonidel, eeskätt Kaitseliidul, Rapla vallal. Tänan tähelepanu eest ja soovin kõigile ilusat võidupüha. Kas on ka keegi mõeldi, et kuidas kaitsta seda puud? Tegelikult lühidalt räägin, et see, et me just niimoodi lahendasime selle olukorra, on ka üks pikk saaga, aga lühidalt on siis see, et kuna meil ei õnnestunud vanaisa põrmu reaalselt leida, siis üks minu sugulane oli vastu, et teha genotaaf, mis oleks siis surnuaial. Ja väga kaua oli patiseis, et aga mis me siis teeme. Ja täiesti juhuslikult eelmise aasta sügisel ma kuulsin televisioonis selline matusebüroo nagu Memoris esindaja Tarko Tuisk rääkis, et neil on plaanis Raplas teha mälestuspark, mis on nii-öelda puumatuse park. Ja see kõik väga ilusaks, siin on detailplaneering olemas ja nagu ta ütles, et see mitte ei ole nurgakivi, vaid see on nurgapuu ja neid puuliike on siin päris palju, aga igat liiki saab umbes 7-8 istikut siia panna ja siis see park tuleb ülevalt vaadates veel puukujuline, nii et tal on tüvi, võrad ja kõik, kui need puud on ükskord suured, siis on see kindlasti väga eriline koht ja ütleme, teised puud tulevad siis koos juba tuhastusmatusega. Nii et see ja minule on antud sõna, et siia tuleb kaameravalve ja mul on ka, ühesõnaga siin on mõeldud nende asjade peale ja garantiid ja kindlustused, nii et ei pea muretsema, et see ei ole suvaline nurgake, kuhu me lihtsalt ühe puukede püsti paneme. Aitäh! Ma täiendan, et siis Memorisel on ka teistes Euroopa riikides maad renditud analoogse matuse stiili jaoks ja siis on täna ikkagi Euroopas esimene
analoogne matused, sellist ei ole varem läbi viidud, aga neid hakkab nüüd kohe järjest tulema, kaasa arvatud siia Rapla kalmistule, kus on juba vist oli kas 8 kohta on ära broneeritud. Puumatus kui selline on levinud, aga sellist puumatuse parki väidetavalt see on esimene regioonis, võib-olla maailmas, ei tea. Paari kuu pärast tuleb siia ka tahvel Kivi koos väikese sambaga, kus on siis ta nimi ja veel hiljem lisandub siia selline kaasaegne moodne asi nagu QR-kood. Inimesed, kes jalutavad pargis, kellel on vastavad seadmed olemas, siis saavad täpsemalt lugeda juba, kellega on tegemist. Et selline moodne kaasaegne lahendus. Mälestustähise pühitsemiseks on sõna õpetaja Mihkel Kukel. Jumala sõna ütleb, mida sina, Jumal, pühitsed ja õnnistad, see jääb pühitsetuks ja õnnistatuks igavesti. Ja minule minu ameti poolest antud meelevallaga õnnistan ja pühitsen tänasel võidupühal 23. juunil 2022. issand aastal selle paiga ja selle puu Mart Kaerma mälestuspuuks. Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Laululehel on veel üks laul, mis on laulmata jäänud ja see on Eesti hümn. Nii et kellel leht on kaasas, saame sealt vaadata, aga ma usun, et igal eestlasel peaks oma hümn olema ka peas. Aga nüüd kõigile veel kord suur tänu ja praegune üritus on siis lõppenud. Aitäh! Ja nüüd on küünalde süütamine, et kellel on kaasa võetud küünal. Ja buss, millest oli juttu, peaks olema seal üüri ääres. Ja siia poole ka. Ootab siis, et see on siin üritus tahab püsida siin Maria oli tema abikaasa. Maria, see oli kõik Rapla seltskond.